Anu Tammeleht räägib siis oma vaadet uurimustööde tegemisel ja ta pani väga pika pealkirja enda ettekandele, nii et ma loodan, et ta tutvustab seda siis ise pikemalt. Tere päevast! Ma loodan, et te jaksate veel natukene kuulata. Minu nimi on Anu Tammeleht ja tulen teie ette siin Tartu Ülikoolist, aga ma jagan ennast veel teise ülikooliga. Töötan ka Helsingi ülikoolis teadurina. Oma taustaks ma tahtsin öelda seda, et ma olen olnud õpetaja üle 25 aasta, olen juhendanud ka uurimistöid nii põhikooli astmes kui gümnaasiumi astmes ja nüüd ma tegelen rohkem üliõpilastega. Et selles mõttes, et see on täitsa selline minule täiesti tuttav teema ja mul on väga huvitav vaadata neid arenguid just ka nagu teadlase seisukohast. Et kui ma nüüd natukene räägin sellest tänasest väikesest kokkuvõttest, mis ma tahtsin teiega rääkida, on see, et meie ka teadlastena ju tahame teada, et kuna ma olen ise õppejõud ja teadlane, siis ma tahtsin teada, et kuidas ma saaksin aru, kas see tekst, mida ma praegu loen, on inimese loodud või on tehisaru loodud. Et see oli üks selline küsimus, mis meid huvitas minu hea kolleegiga Helsingi ülikoolist Erika Löfströmiga. Et see on ka nagu see koht, mida õpetaja alati küsib, et kelle teksti ma siin praegu loen. Et no seal on sellised nagu tugevused ja nõrkused nendel asjadel, mis me leidsime. Et slaidide peal on päris nagu tekst ja see võib vahetevahel olla pisikene, siis ma panin siia lingi ja ma panin ka QR-koodi, et kui te tahate endale telefoni sisse või siis nutiseadmesse seda esitlust saada, et siis on teil võib-olla parem näha seda. Ehk siis proovime nüüd selle tehisaru, me proovisime mõtestada seda tehisaru õppeprotsessis ja vaatame, kas me võime ka sellest midagi õppida, kui me teeme uurimistöid. Nii et nagu ma juba ütlesin, siis meid huvitas see, et kuidas ma aru saan, kelle teksti ma loen, kas see on nüüd tehisaru tekst või see on õpilaste tekst. Ja see oli see, mis meid kannustas Erika Löfströmiga seda vaatama. Me vaatasime seda eetikahariduses ehk siis kuidas eetika küsimustele vastavad inimesed ja kuidas vastab sellele tehisaru. Proovisime paari erinevat platvormi seal ja me võrdlusraamistikuna kasutasime Solo taksonoomiat. Te kindlasti teate Bloomi taksonoomiat, aga Solo taksonoomia natukene lihtsam mõõteriist, vähemalt meil eetikahariduses, kus inimeste teadmised kasvavad alguses nagu kvantitatiivselt, ehk siis me alguses saame ühest asjast aru, siis paarist asjast, siis juba saame päris paljudest asjadest aru, aga ma ei oska neid seostada ja siis tekib see seostamise tasand, pluss siis kõige kõrgem tasand on see, et kuidas ma oskan seda üle kanda erinevatesse kontekstidesse sellest, millest ma olen aru saanud. Ja kuigi me tegelesime teaduseetikaga ja me tegelesime rohkem nagu üliõpilastega, siis seal on päris palju asju, kuidas see mõjutab meie õpetamist nii ülikoolis, aga ka koolis, et me saame siia kooli konteksti ka siin päris mitu teemat üle tuua. Kui tekib küsimusi, siis kohe küsige. Me võime siia pärast tagasi tulla. Mida me siis leidsime selles uuringus? See vist ei ole väga suur üllatus, aga tehisaru on väga osav kirjeldaja. Ta suudab tohutuid huvitavaid pikki nimekirju teha. Ehk siis tegelikult, mida ta meile pakkus, oli see, et ta pakub meile seda kvantitatiivset asja. Ta oskab kõike, ta saab hästi palju igasugust infot kuskilt kohast, kus ta seda siis võtab kätte ja siis ta esitleb seda tohutu pikk nimekiri kirjeldus. Ta oskab neid fakte väga ilusti süstemaatiliselt ka nagu näidata, et näete, need on kõik need tähtsad asjad. Algaja õppija teeb ju seda sama, ehk siis kui te mingisugust asja küsida, ta oskab teile võib-olla mingisuguse nimekirja tekitada. Ehk siis see seostamise koht on puudu. Vaadake, see on nüüd see koht, et kui meil on algaja, ütleme mingisugusel teemal algaja õppija, see võib olla ülikoolis, päriselus, koolis, siis tegelikult me ei erista hästi seda tasandit, seda kirjeldavat, seda faktide nimetamise tasandit me ei suuda eristada hästi ja tehisaru võib seal vahetevahel ka väga head tööd teha, isegi paremat tööd kui inimene.
Ehk siis kui meil on hästi algaja õppija, aga loomulikult me ei taha ju, et meie õppijad jäävad sinna sellele kirjeldavale tasandile, sellele faktipõhisuse tasandile. Ehk siis me nägime ka seda, et tehisaru ei oska seda seostamist väga hästi teha ja sihuke sügavam analüüs, näiteks näidete toomine oma elust või kus ma seda saaksin veel kasutada või miks need elemendid on olulised, siis see koht on puudu. No loomulikult eetika kontekstist oli ka empaatia puudu, et seda me nagu ei näe. See ongi väga niisugune inimesele eripärane osa. Ja see süntees, niisugune innovaatilised, et kui me palume kellelgi midagi lahendada või et miks see niimoodi läks, küsime selliseid analüütilisi küsimusi, siis tehisarul ei ole väga niisuguseid häid innovaatilisi, niisuguseid uuenduslikke näiteid, mida ta oskaks tuua. Ja siis ma muidugi hoiatan ja ma olen sellega siia pannud, et need keerukamad ja kuna tehisaru kogu aeg areneb ja läheb paremaks, siis võib-olla tulevikus ta suudab seda teha. Et me absoluutselt ei ütle, et ta praegu. Sellel hetkel, kui meie vaatasime, siis ta ei teinud seda. Ja siis inimõppijate vastused olid tunduvalt loovamad ja innovaatilisemad. Ehk siis nagu ma ütlesin, inimõppija samuti, kui ta on algaja, siis ta alustab sellest faktide nimetamisest ja kirjeldamisest ja tehisaru võib seda absoluutselt paremini teha. Aga me nägime ka väga seda, et õppija, me läheme ju sinna õppeprotsessi ka oma taustaga, et siis need oma isiklikest eludest näiteks näidete toomine või miks need elemendid on olulised. Mida me nägime veel ka, et inimõppija suudab näha suuremat pilti. Ehk siis näiteks üks küsimus, mida me esitasime, et kes on selle looga seotud? Et keda sa näed? Siis tehisaru tavaliselt ütles ainult need, kes selles jutus kirjas olid. Et kui meil on punamütsike muinasjutt, siis seal on hunt ja vanaema ja jahimees ja punamütsike ja nii läheb, eks ole. Aga inimõppija ütleb, et aga teised inimesed ka ei julge ju sinna metsaseenele minna, kui seal see hunt on näiteks, või ta hakkab mõtlema, et näed, et need vana inimesi ei võigi enam koju jätta, sest hunt tuleb, sööb ära. Ehk siis inimene näeb seda palju suuremat pilti, et palju rohkem inimesi on tegelikult selle mingisuguse juhtumiga seotud. Ja me muidugi näeme seda hariduses ja õppeprotsessis, et eriti grupis töötades selle suurema pildi nägemine ja selline seoste loomine areneb just eriti hästi. Ja siis, kui me räägime edajõudnud õppijatest, siis teadmiste sünteesimine niisugusteks terviklikeks ühikuteks ja ka nagu ülekandmine teistesse kontekstidesse on siis nagu hästi nähtav, et see oli alati nagu seal, et edasijõudnud olid nagu tunduvalt tugevamate tulemustega siis kui siis tehisaru. Siin eelmises ettekandes oli ka see, et mis siis saab, kui meil õpilased liiga palju seda tehisaru kasutavad. See on ka üks asi, mida me eetikahariduses näeme, on see, et miks me tahame, et nad kõigepealt ise natukene mõtleksid ja pusiksid. Ehk siis vahetevahel on see ideede genereerimine või mingisugune selline, ma ei tea sellest veel mitte midagi, algajate puhul see võibki niiviisi olla, aga kui nad natukene ise loevad ja natukene omavahel arutavad ja ei lähe kohe tehisaru käest kogu tarkust küsima, siis see on positiivsem. Sellepärast, et mis juhtub tihtipeale on see, et kui õppija harjub sellega, et talle kohe need vastused antakse kätte, siis ta läheb nagu aju lukku. Tal ei tule ühtegi mõtet endal juurde. Eks ole ju, meil on endal ka ju juhtub niimoodi, et nüüd see on kogu tõde, nüüd rohkem ei tule, et see loovus läheb kuidagi kinni. Et kuidas me nagu õppeprotsessis suudaksime niiviisi teha, et nad nagu läheksid sinna sellesse ebamugavusse tsooni ja mõtleksid natuke ise ja et need innovaatilised ideed, mis on inimmõistuse tugevus, et need ikkagi saaksid nagu välja pugeda sealt ajust. Mitte, et me jäämegi sellele, mis tehisaru meile ütleb. Protsess on teine asi, mis kui me kasutame ainult tehisaru, siis protsess jääb puudu. Et nii palju õppimisest jääb nagu ära, et see loovuse arendamine, probleemilahendusoskus, et ma ei tea seda, mida ma veel ei tea.
et see on nagu oluline koht, et minna ja arutada teistega ja teha asju koos. Et sellepärast on uurimistööde koostamine ja projektipõhine õpe muidugi väga-väga hea tööriist meil, et me saame õpetajatena selliseid aspekte arendada õpilastes. Hindamine on veel ka üks asi, millega me siin nagu rinda pistame sellel tehisaru ajastul. Ehk siis miks need klassikalised testid lihtsalt ei tööta, on see, et eriti kui nad on sellised faktipõhised, et millal toimus ümera lahing, eks ole, et siis tehisaru suudab lihtsalt väga palju rohkem ja kiiremini ja adekvaatsemalt neid asju. Ja kui me küsime faktiküsimusi ainult nimekirju, siis seda me ka saame ja see õppija jääb alati sellesse algaja tasemesse. Et me peame andma ülesandeid, mis on sellised, miks ma ei küsi, millal oli ümera lahing, aga näiteks, mida oleks saanud eestlased teha, et näiteks ümera lahingut näiteks võita või ma ei tea, mingisugused keerulisemad või mis ta vajab natukene nagu taustateadmisi, aga et ta natuke saaks ka loovam olla. Ehk siis eelmised esinejad ütlesid ka, et suuline vestlus, et see vestluste asi hakkab meil jälle tagasi tulema. Ehk siis nii oluline on see, et me räägime, õpilased räägivad omavahel, aga nad räägivad ka oma juhendajaga, sellised arutelud, debatid, õppepäevikud on meil päris hästi töötanud ülikoolis, projektipõhine töö ja uurimistöö ja me võiksime mõelda, et millised on need erinevad hindamisvõimalused selles protsessis, et see ei pruugiks olla näiteks ainult see töö ise, aga näiteks õppija ise hindab ennast, et siis tema kaaslased hindavad teda ja siis õpetaja hindab kogu seda protsessi, et kuidas ta oli kaasas ja kuidas ta probleeme püstitas ja kasutas erinevaid vahendeid, kaasa arvatud tehisaru, et siis võib sellist trianguleerimist teha ka hindamise puhul. Ja siin oli ka natuke vihje, et tehisaru võib ju ka õpetaja kaaslane olla, et meie teaduses ka küsime, et kas tehisaru saab meie töö lihtsamaks teha. Me proovisime nagu õpetajate seisukohast ka tehisaru kasutada, et kuidas ma saaksin lasta tal analüüsida neid vastuseid, siis nii tehisaru loodud vastuseid kui siis õppijate loodud vastuseid. Ja ma pean ütlema, et see töötas solotaksonoomia põhjal päris hästi. Ehk siis tehisaru, kui sa sisestad sinna maatriksi, et näed, mul on selline hindamisjuhend, aga ta peab muidugi üsna detailne olema, üsna täpselt kirjeldatud õpetaja poolt. Kui sa sisestad selle ja siis paned sinna mingisuguse tekstijupi sisse ja ütled, et palun hinda mul selle maatriksi põhjal, siis on päris adekvaatne. Solotaksonoomia puhul töötas päris hästi. Induktiivne hindamine, kui sa lihtsalt ütled, et see peaks olema 5, 4, 3, 2, 1, siis see ei tööta, et tehisaru tahab hästi detailset juhendit sinna ette saada. Me ju arvame, et sellised maatriksid võiksid ju õpetajatöö palju lihtsamaks teha, sest et ka võib-olla õppija võiks esimesena ise selle sealt läbi selle maatriksiga lasta ja vaadata, millise tagasiside ta siis saab. Et õpetajal jääb üks mingisugune jupikene sealt natukene lihtsamaks. Tehisaru saab hästi kiiresti operatiivselt kommentaare anda õppija tööle, aga tuginedes sellele maatriksile, mille õpetaja on siis loonud. Harjutusülesandeid saab päris ilusti teha ja siis õpetaja aitab vastuseid analüüsida vastavalt sellele, mis õpetaja siis tahab hinnata, et see juhend peab päris hea olema ees. Oluline muidugi ka see, et kui õpetaja kasutab hindamiseks tehisaru, siis ta peab ütlema õppijatele, et ma kasutasin ja millist ta kasutas ja kuidas ta seda tegi. Et see avatus peab mõlemapoolne olema, et kui me tahame, et õppijad on ausad, siis õpetaja peab täpselt samamoodi aus olema. See on nüüd niisugune tillukese tekstiga slaid, aga mõned soovitused, mis me võiksime välja tuua siin oma teadustöö põhjal. Ehk siis, kui sa tahad sügavamat arusaamist, siis sa pead küsima seda. Ehk siis loo selliseid ülesandeid, mis ei nõua ainult faktide loetelu või siis lihtsat kirjeldamist, siis küsi seda. Solotaksonoomel on päris palju häid juhendeid, et kuidas selliseid õppeülesandeid luua, mis tahavad ka selliseid loovamaid ülesandeid. Me võiksime kasutada tehisaru hindamise abivahendina, peaksime olema läbipaistvad, kuidas seda teha. Ja see raamistik peaks olema väga hästi struktureeritud. Tehisaru kasutuse tuvastamine, nagu ma ütlesin,
Algajate puhul me ei pruugi seda väga hästi suuta teha, sellepärast et tehisaru teebki seda tunduvalt paremini ja kui ma saan vastuseks nimekirja, siis see võib olla selle algaja tehtud, aga see võib olla ka tehisaru tehtud. Siin see inimfaktor on selles mõttes oluline, et kui õpetaja loeb ja see tekst on liiga hea, aga samas ta on liiga üldine, siis me juba hakkame mõtlema, et siin on mingisugune asi. Selle tuvastamine on muidugi, vaadake, see on see kahtluse koht, et kuidas ma siit nüüd edasi lähen. Aga see selline pidev suhtlemine, inimesega rääkimine õppeprotsessi osana, siis võiks aidata seda vältida. Aga kui me näeme, et see laps nagu üldse või ütleme, see õpilane üldse ei arene, et ta jääb alati kogu aeg ainult sinna sellele kirjeldavale tasandile, ei ole loovust, innovatsiooni, sellist küsimuste, probleemide püstitamist, siis võib-olla kasutab ta liiga palju seda tehisaru. Vastutustundlik kasutus nii õpetajate poolt kui ka õppijate poolt, et me räägime sellest ja näitame, kuidas me seda kasutame. Ja enesereflektsioon, ehk siis nagu aidata õppijal ise saada selliseks ise reflekteerivaks inimeseks, et millal see tehisaru mind aitab ja millal ta mind ei aita. Et millal ta hakkab mind hoopis takistama, ehk siis see aju loovus läheb lukku. Et kuidas me seda saaksime näidata. Eks tegelikult me peaksime, õppija võiks enda käest alati küsida, et mida ma õpin, mida ma siin praegu selle koha peal õpin. Näiteks kui ta ütleb, et ma tahan õppida tehisaru käest väga häid küsimusi küsima, siis see võib olla ka üks asi, mida ta õpib. Aga kuidas temast tahaks hea akadeemiline kirjutaja? Õpetajad ütlevad teile, et no sa pead ikka ise kirjutama. Senikaua, kui sa ise kirjuta, senikaua sinust head kirjutajat ei saa. Et ülikoolides tegelikult praegu pigem võitleme sellega, et kuidas isegi tegelikult ma pean teile ütlema, et isegi teadusartikleid enam ei loeta, sest nad panevad selle artikli sinna ChatGPTisse ülesse ja ütlevad, et seletab mulle, nagu ma oleks 5-aastane. Ja nad saavad selle sisu, nad saavad selle 5-aastase tasemel, aga nad ei õpi mitte kunagi ise seda akadeemilist teksti lugema. Ehk siis tegelikult see on probleem. Ja siis, kui me ütleme ka, et ma kasutan tehisaru teksti ütleme nagu parandamiseks ja akadeemiliseks muutmiseks, siis ta ise ei hakka seda mitte kunagi tegema, kui ta seda ise päriselt ei tee. Ehk siis nagu need on need teemad, millega me ülikoolides samamoodi tegeleme. Ja nagu ma ütlesin, siis uurimistöö ja projektipõhine õpe aitavad õppijal näha kogu seda protsessi, aga muidugi juhendaja roll on väga-väga oluline siin. Et õpetaja roll on see keskkonna loomine, kus ta saaks rohkem teha, kui ainult kirjeldada või mingit nimekirja luua. Ehk siis niisugune loov mõtlemine, sügavam analüüs ja loomulikult eetiline käitumine, kus õppija ütleb, et aga ma tahan olla ise nii tubli, et ma oskaksin seda teha. Ehk siis kuidas ma saaksin neid pädevusi omandada, mida mul võib-olla tulevikus vaja läheb. Ehk siis osad muidugi ütlevad, et aga tulevikus ei olegi akadeemilist kirjutamist vaja, sest tehisaru, ma panen paar imelikku lauset sinna sisse, ütlen, et tee nendest ilus ja siis ta teebki. Ja kui tööandjad on sellega rahul, siis nii ongi. Aga üks asi, mida ma üliõpilaste käest alati küsin, on see, et vaata, kui sa lähed nagu tööturule ja nad eeldavad, et sa oled ekspert oma alal, siis ekspert ei seisa seal nii-öelda ütleme kellegi vastas, kellele ta peaks näiteks nõu andma, telefon käes ja ütleb, et oodake, ma sisestan teie küsimuse kohe siia ja siis ma leian selle. Ehk siis tegelikult ekspert oskab kohe vastata küsimusele ja täiesti nagu sellisel adekvaatsel tasandil, mitte nagu 5-aastane. Ehk siis see on see koht. Ehk siis ma näen praegu seda, et meie plagiaadi koolitused ja igasugused sellised akadeemilise kirjutamise koolitused peaksid pigem rohkem olema sellised väärtuskoolitused, et mis on väärtus, et minu väärtuseks on see, et ma olen nii tubli, et ma oskan ise seda teha. Ehk siis see on sisemine uhkus, et ma olen ise tubli ka. Ehk siis õpetajad võiksid olla sellised paindlikud ja tulevikku vaatavad, sellepärast et tehisaru muutub hästi kiiresti ja siis hindamispraktikaid tuleb ilmselt pidevalt üle vaadata. Ja ma olen kindel, et see tehisaru on siin selleks, et jääda. Mul oli siin vahepeal küll üks küsimus kooli uurimistööde, et kas te andmeanalüüsi teete ka tehisaruga?
ehk siis ChatGPT-ga on seal mõningad probleemid, et teadlastel eriti kui ei ole küsitud inimeste käest, kellelt on andmeid kogutud, et nad ei kasutaks avalikku sellist tehisaru rakendust, sellepärast et need andmed lähevad kõik laiali. Ei tea kuhu, et selles mõttes, et seal on nagu sellised ka teaduseetilised aspektid, millele võiks mõelda. Aga mina omalt poolt praegu lõpetan, kui on küsimusi teid, kui soovite millestki rääkida ja ma tahtsin veel teile ka öelda, et selle vesitluse ma tegin samuti tehisaruga Gamma ja nende 2 artikli põhjal ja siis ma ise korduvalt modifitseerisin seda, sest ma olen väga veendunud, et ma pean olema avatud, kuidas ma ise kasutan tehisaru. Aitäh teile!